Nii, tere ka minu poolt. Nagu mainitud, siis olin eelmise aasta stipendiaat ja see aasta on läinud tegelikult üsna tegusalt ja kiirelt ning eelmine aasta oli siin ees lihtne olla, siis sain raha, siis sain tunnustuse. Nüüd on aasta mööda läinud, raha ei ole, tunnustus loodetavasti on jääv. Ja tegelikult selle ettekande põhimine või peamine eesmärk ongi see, et anda ülevaade, et mis ja kuidas selle stipendiumi abiga siis tehtud sai selle aasta jooksul. Ja ma proovin seda siis ette nähtud 15 minuti jooksul teha. Avaldus kirjutades sellele stipendiumile siis tegelikult iseenda jaoks ja ka seal avalduses välja tuues natukene põhjalikumalt seadsin 3 peamist eesmärki, milleks nad on siin küll 1, 2, 3, kas nad ka päriselt samas järjekorras, tähtsuse järjekorras oleksid minu jaoks, selles ma päris kindel ei ole, aga võimalik, et see nii on. Esimeseks siis rahvusvahelised kontaktid, et kindlasti väga oluline ja võimalik, et kõige olulisem minu jaoks, et kuidas ma seda stipendiumit ja millisel moel kasutan. Samuti teiste riikide head praktikad, et käia, vaadata ja näha, mida siis tehakse nii liikumisõpetuse kui ka üldse sporditeaduse valdkonnas ja võib-olla, et mida on uudset ja mida me siin Eestis kohapeal ka saaksime rakendada. Et nagu me kõik teame, parem on õppida kellegi teiste vigadest ja hoida sellega aega kokku, et see oli ka üks minu selliseid seatud eesmärke. Ja kolmandaks tõin välja see, et omandada siis selle stipendiumi toel abiga teatud uued erialased teadmised. Ja vaatame siis, kuidas nende 3 eesmärgi täitmisega läinud on. Etteruttavalt ütlen, et selle stipendiumi toel ma sain käia 3 erineval üritusel ja siin 2 üritust on seotud Euroopa Liikumisõpetuse Liidu aastafoorumitega. Esimene neist toimus eelmise aasta lõpus novembris Serbias, Belgradis ja seal peamiseks selliseks teemaks oli kvaliteetne liikumisõpetus, kuidas seda mõõta, mida silmas pidada ja mille põhjal on üldse võimalik öelda, et näiteks Eestis, et meil siin liikumisõpetus on kvaliteetne. Ja panin lihtsalt natukene näitlikuks mõtteks, küll ei ole eesti keeles sellise slaidi siia, et tegelikult selle kvaliteetse liikumisõpetuse mõõtmiseks või ta koondab endas väga mitmeid erinevaid alarühmasid ja üks, kui nüüd kuidagi seda kokku võtta, on see, et mis toimub seal koolis kohapeal liikumisõpetuse tunnis, teine on see, kuidas me tagame kvaliteetsed liikumisõpetuse õpetajad ja võib-olla kolmandaks suuremaks rühmaks on see kõik see infra, mis seal ümber on, et õpetaja võib olla väga hea liikumisõpetuse õpetaja, aga lihtsalt need tingimused ei ole üldse toetavad koolis ja see kooliruum seal ümber, et siis tegelikult on üsna raske, ma ei tahaks öelda, et võimatu, aga üsna raske kvaliteetset liikumisõpetuse tundi läbi viia. Ja alati, kui me millestki räägime, siis me peaksime tegelikult olema kuidagi ka võimelised mõõtma. Räägime kvaliteetsest liikumisõpetusest, me võime ju öelda, et jaa, meil koolis on liikumisõpetus kvaliteetne, aga kuidas me seda tõestame või mõõdame ja selleks tegelikult ka antud selle foorumi raames ja sellele eelnevalt ja ka pärast seda veel täiustatud, töötati välja selline küsimustik õpetajatele koolidele, et punkti haaval vaadata, et kas see tingimus meie koolis, meie liikumisõpetuse tunnis on täidetud või mitte ja saada seeläbi tegelikult ka päris adekvaatset ja objektiivset tagasisidet selle kohta, kui kvaliteetne päriselt liikumisõpetus meil koolis on. Ja ma ehitasin oma selle väikese ettekande üles niimoodi, et koht, kus ma käisin, peamine teema ja siis ka päriselt pildid, et seal kohal olles. Ja siit võib-olla mõnigi saalis viibija järgnevatel piltidel tuleb iseenda ära ja mida ma pean ka positiivseks, et igal sellel reisil, võtame need nii kokku, kus ma käisin, ma suutsime kaasata ka kedagi päris liikumisõpetuse õpetajatest Eestist või siis ülikooli instituudi inimesed, et ma leian, et see on hästi oluline, et ka võtame sporditeaduse võtmes, et see teadus ei jääks ainult sporditeadlaste enda nii-öelda inforuumi, aga et seda teadmist, eriti neid häid praktikaid, neid kõige olulisemaid punkte jagada ka päris õpetajatega, kes siis omakorda saavad neid kasutada enda töös ja anda edasi õpilastele. Et see peamine fookus ikka ja alati, kui me räägime koolist, õpetamisest on ju tegelikult õpilased.
Teine reis, jällegi Euroopa liikumisõpetuse aastafoorum, toimus märtsikuus Ungaris Budapestis ja seal peamiseks teemaks oli, nad ise kutsuvad seda niimoodi, et Euroopa liikumisõpetuse baromeeter ja mida see tähendab, ma tegin väikese sellise visuaalse pildi ka siia, et iga Euroopa riik andis enda poolt sisendi selleks, et mida meil tehakse liikumisõpetuses, mitu tundi meil nädalas liikumisõpetust on ja nii edasi, et selline lühikene, arusaadav ülevaade. Et kui tekib huvi näiteks Rootsi liikumisõpetuse õpetajatel vaadata, kuidas Leedus liikumisõpetus toimib, mis on seal need peamised kohad, võib-olla mida me saaks endale ka kasutada või mida üle võtta, siis piisab sellest või esmaseks informatsiooniks sellest, et ma lähengi sinna interaktiivse kaardi peale, klikkan antud riigi peale ja see failina, see info selle riigi liikumisõpetuse kohta avaneb. Et lihtsalt lisaks siia juurde üks näide, et kui Ungarit ennast eeskujuks tuua, siis seal põhikoolis on 5 kohustuslikku tundi liikumisõpetust nädalas, mis on tegelikult väga-väga positiivne asi. Samas, kui me räägime nüüd selle, et üks eesmärk oli ka rahvusvahelised kontaktid mul, suheldes ka sealsete liikumisõpetuse õpetajatega, siis nad tõid välja, et see on väga positiivne, aga sellega kaasnevad ka omad kitsaskohad ja üks on just see, et tegelikult ka neil ei jagu piisavalt kvalifitseeritud liikumisõpetuse õpetajaid ja teine, nagu ka sealt kvaliteetsest liikumisõpetuse jooniselt oli näha, ei ole piisavalt ruume, kus neid liikumisõpetuse tunde läbi viia. Et 5 tundi nädalas on väga hea, kui me ka püüdleks selle poole, me peaksime püüdlema, siis me peame samaaegselt tegelikult mõtlema ka sellele, millist taustasüsteemi see kõik vajab, et see päriselt ka efektiivselt toimiks. Selline lühike ülevaade. Ja jällegi mõned meeleolukad pildid, päriselt Budapestis, see on nüüd Belgradis. Jah, võib-olla läksid pildid natuke sassi, aga kohal oldud ja käidud. Ja kolmandaks ürituseks olid õpetajate maailmamängud, mis sellisel moel toimusid esmakordselt ja see oli selline üritus, kus oli nii sport kui teoreetiline pool ja foorumi pool koos ja toimus siis Prantsusmaal Touloni lähedal nüüd alles hiljuti maikuus ja see oli selles suhtes väga efektiivne, et isegi vigastus on siiani kaasas, mis sealt peab mõtlema selle, et ma ei ole enam õpilane, ma olen ikkagi juba keskealine noorem teadur, et tuleb ennast kehaliste tegevuste käigus mõne võrra tagasi hoida, aga emotsioon käib üle pea. Ja seal ma tõin välja mõned teemad, mis seal teoreetilises osas, millised töötoad seal olid, räägiti kehalisest kirjaoskusest ja üks väga tugevaid riike, kes seda propageerib ja tegelikult ka väga hea kontakti saime ühe Briti teadlasega ja nende lähenemine võib-olla, see on minu isiklik arvamus, nüüd on natukene äärmuslik, oleks vale väljend, aga nad lähevad selle kehalise kirjaoskusega sinnamaani, et igasugune hindamine, igasugune ka kehaliste võimete testimine tegelikult tuleks ära lõpetada ja kui toome näiteks need kehaliste võimete testid, mis meil on siin samas instituudis piloteeritud ja on plaanis riiklikul tasemel rakendama hakata, et tema seda ei poolda, aga kui me räägime sellest, et kui me soovime saada adekvaatset ja objektiivset ülevaadet sellest, kus me hetkel asume 2025. aastal, meie Eesti laste kehalised võimed, millisel tasemel on ja kui me soovime neid aastate lõikes võrrelda, siis ma kuidagi ei näe, et see kord aastas riiklikul tasemel kehalisi võimeid testida kuidagi mõjuks negatiivselt kehalise kirjaoskuse nii-öelda olemusele või oleks sellega vastuolus. Samuti olid seal erinevad töötoad näiteks eelkooli liikumisõpetuse suhtes ja seal oli hästi entusiastlik õppejõud, ka enamus õppejõud olidki sealt Suurbritanniast pärit ja tema ütles, et liikumisõpetuse tund lasteaias siis, et kui õpetaja teeb liikumisõpetust lasteaias niimoodi, et lapsed peavad seisma järjekorras ja ootama enda korda, et mingit harjutust sooritada, siis see õpetaja on läbi kukkunud. Et lasteaias on see, kus emotsiooni pealt ja terve see liikumisõpetuse tund on ta siis 30 minutit, seal ei pea see väga pikk olema. Need lapsed peavad olema liikumises kõik,
et kindlasti ei saa seal kasutada seda lähenemist, et nii, teeme nüüd, hüppame üle selle nii-öelda kujutletava jõe näiteks ja ootate kolonnis üksteise selja taga ja saate selle 30 minuti jooksul võib-olla 3 või 4 korda üle selle kujutletava jõe hüpata. Tegelikult teil või lastel see koormus selle 30 minuti jooksul on minimaalne või olematu. Et seal on see, kus õpetaja, kui ta peab mängima klouni või kui ta peab mängima nii-öelda suurt ahvi ja mõtlema sinna juurde sellise loo, et nüüd me oleme džunglis ja nüüd me jookseme, hüppame, ronime kuskil, siis see on see õige õpetaja ja niimoodi peaks see liikumisõpetus eelkoolis või lasteaedades toimima. Samuti tehnoloogia osas, et tehnoloogia on meie tänapäeva paratamatu nii heas kui halvas osa ja seda enam nooremal põlvkonnal ja me peame kuidagi üritama leida neid võimalusi, kuidas me seda tehnoloogiat saame siduda liikumisega, spordiga ja rohkem kaasata ka neid õpilasi, kelle kehaline võimekus tänasel päeval on väga madal ja kelle jaoks see nii-öelda pingutus, ka kõige elementaarsem pingutus mõjub väga suure ja vastumeelse tundena, et kuidagi läbi tehnoloogia leida see võimalus, et nad hakkavad tegema neid esimesi samme, kui me mõtleme sportliku nagu treeningu või liikumise mõttes, ja siis seeläbi saada ka neid rohkem liikuvamaks. Lisaks ainekava disaini kohta ja ka efektiivsete õpetamismeetodite kohta, aga ma pikemalt nendel peatuma ei jää. Ja nüüd on päriselt Prantsusmaa pildid, ei ole ei Serbia ega Budapesti piltidega segamini aetud ja üldjoontes see üritus oli väga selline suurejooneline. Siin võib-olla, kui teil on näha, olid esindatud väga erinevad riigid, Baltikumist meie ja Läti olid esindatud ja oli väga selline tore ja näha ka näiteks Omaani kolleegide ja kuulda nende nii-öelda tausta, mis toimub, et mis meil ei ole üldse, ei tule fookusesse, ei ole aktuaalsed näiteks, et ongi tüdrukute sport ja traditsioonide või kultuuri tausta poolest võib olla näiteks, et alates teisest kooliastmest tüdrukud üldse ei osale kehalise liikumise või siis liikumisõpetuse tundides ja nii edasi, et väga silmi avav selline diskussioon ja huvitav seltskond. Ja siin üks pilt, kus me oleme siin eestlastega koos, Eesti lipp kaasas ja teine pilt siis Belgia kolleegidega, kellega oli väga tore suhtlus ja näeme ka tegelikult juba edaspidist koostööd instituutide vahel, et see on selliste ürituste tegelikult peamine mõte, nagu ka tänased eelkõnelejad siin on maininud, et just need kontaktid, uued nii-öelda suhtlused, et arendada ennast edasi tulevikus. Ja jõudsingi juba kokkuvõtte juurde ja kui need samad eesmärgid olid välja toodud ja nüüd ma olen kuidagi need roheliselt ära linnutanud, et raha sain, käisin, täitsin eesmärgid. Aga ma ise tunnen tegelikult, et kui ma nüüd võtan enda doktorantuuri ja doktoriõppe teema kohaselt, milleks on siis liikumisaktiivsus ja õpilaste sisemine motivatsioon ja kõik sellega seonduv, et päris selliseid erialasi uusi nagu teadmisi ma tegelikult nendelt 3 ürituselt ei saanud. Aga kui üks eesmärk mul oligi selle stipendiumi taotledes, et just liikumisõpetuse praktilise poole pealt, siis need eesmärgid ma tegelikult kõik täitsin. Ja jäänud on veel mõned viimased slaidid, et anda väike ülevaade ka sellest, et olen siis 2. aasta saab doktorantuuris täis, et kus maal ma siis oma asjadega olen ja tegelikult ma sügisel alustasin oma esimese uuringu läbiviimist, et ettevalmistused käisid esimesel doktorantuuri aastal ja sellel aastal siis õnnestus avaldada selline meetodite ja protokolli artikkel, mis võtab minu selle 2 doktori uuringu nii-öelda selle raami kokku, et mismoodi need ellu viiakse, mis alusel need toimivad, mis metoodikaid ma kasutan. Ja hea meel on siin saalis näha tegelikult ka ühte esimeses etapis uuringus osaleva kooli õpetajat, Helve, et suurepärane ja aitäh, et olite valmis osalema ja aitäh, et see nii hästi välja kukkus. Ja kui ma nüüd, mul ei ole veel tegelikult neid uuringu tulemusi lõplikult, et viimased tulemused laekuvadki praegu mai lõpus ja mõned jäävad ka juuni algusesse, aga ma kohe räägin natuke sellest ülesehitust ka lähemalt, aga mida võib öelda 1 kuu uuringu andmete põhjal on see, et ma räägin tegelikult selle tabeli ennem ära, muidu ma räägin asjast, millest mina tean, aga teil on väga raske suhestuda, et üritan hästi lihtsalt. Et üldjoontes uuringu ülesehitus on selline, et kaasan koole,
ja õpetajaid. Nüüd Elve saab ka teada, kus ta tegelikult osales oma kooliga ja ise. Ja moodustusid 2 rühma, kontrollrühm ja eksperimentaalrühm. Eksperimentaalrühma õpetajad said 8 nädala pikkuse koolituse, kuidas toetada õpilaste psühholoogilisi põhivajadusi liikumisõpetuse tunnis. Kontrollrühm seda koolitust ei saanud. Ja siis ma üritangi näha, et kas sellel koolitusel, õpetajate koolitusel on mingi mõju õpilaste sisemisele motivatsioonile ja liikumisaktiivsusele, seda nii koolikeskkonnas kui vabal ajal. Ja nende esimeste tulemuste põhjal selline üldine järeldus, mis teha, et tegelikult oleks väga vaja toetada just neid kehaliselt vähem aktiivseid õpilasi. Nende puhul selline sekkumismeede nende liikumisõpetuse õpetajatele annab väga olulist, sisendit väga olulist muutust. Et need õpilased, kes juba on kehaliselt aktiivsemad, nendele see mõju nii suur ei ole, aga just mõelda nendele, et kuidas me suudame liikumisõpetuse tunnis õpetajana toetada nende nõrgemate õpilaste psühholoogilisi põhivajadusi, et nad tunneksid, et nad on osa ka sealt sellest klassist, et õpetaja päriselt hoolib neist, et nad päriselt julgeksid osa võtta ja endast parimat seal liikumisõpetuse tunnis anda. Et see on selline oluline asi, mida ma tegelikult doktoratuuri lõpuks loodan, et seal on päriselt sisend ka liikumisõpetuse koolitajatele ja koolituste läbiviimisele, et see ei jääks jällegi see teadmine ainult teadlastele endale, vaid seda saaks rakendada ka päriselt nii-öelda õpetajate ja õpilaste kvaliteedi tõstmisel. Vot selline lühike kokkuvõte kasutatud stipendiumist ja suur tänu, et oli väga hea ja just, oli väga hea.